Kuidas ma siia olen jõudnud? Üldiselt elus olen võtnud enamike asju suhteliselt fatalistlikult, et õiged asjad juhtuvad õigel hetkel. Ja ma ei ole kindlasti kunagi planeerinud mingisugust karjääri või oma järgmisi samme väga pikalt aga siis kui mingid õiged hetked kätte on jõudnud, siis on tunne tekkinud õige ja siis on need sammud tulnud. Nii et selline mitte võib-olla väga tavapärane vastus. Suurimate saavutustega on tihtipeale nii, et kui hakata niimoodi väga egokeskselt võtlema, eks ole, et mida mina teinud olen ja kõike muud, et siis jõuab loomulikult selliste enda jaoks oluliste asjadeni. Aga siis mis asi see saavutus üldse nagu on väljapoolt vaadates? Nendes organisatsioonides, kus ma olen olnud, on mõningaid asju õnnestunud korda saata, aga teistpidi on see jälle teistele nii nähtav olnud. Et Elion oli mingil hetkel väga ja teeninduskvaliteedi võrdkuju, aeg läheb edasi, tagantjärgi punkte ühendades jõutakse välja hoopis võib-olla teistesse kohtadesse. Et kui niimoodi väga konkreetselt on vaja panna, siis ma olen uhke selle üle, et ma olen maratone jooksnud paar tükki. Liidrid igapäevaselt võiks arvestada seda, et kui neil on selge, mis on kõige olulisem nende ettevõttes, et siis nad iga päev vähemalt paar tundi panustaks nendele teemadele, mis on kõige olulisemad. Ebaõnnestumised kujundavad ja õpetavad ikka palju rohkem. Ma mäletan, et kui ma olen oma esimeses juhi rollis Eesti Pangas, siis juhtus nii ja ma kutsusin oma tiimi endale külla koju. Ja osasid tiimiliikmed ma tundsin väga pikka aega ja kutsusin koos kaasadega. Ja osad tiimiliikmed jätsin koos kaasadega kutsumata. Mitte pahatahtlikult, aga lihtsalt niimoodi mõeldes. Mis selgus oli see, et need, keda oli kutsutud üksinda, solvusid väga südamest ja jätsid kõik tulemata kollektiivselt. Ja selleks sain ma järgmiseks 20 aastaks endale sellise õppetunni, et kõiki tiimiliikmeid tuleb punktuaalsuseni kohelda võrdselt. See oli nüüd selline isiklik õppetund, aga teisalt on elu mind huvitaval kombel kokku viinud mitmete väga halbade juhtidega. Ja sellest on minu jaoks olnud selline õppetund see, et ma ise tahaks olla parem juht teistele kui see, millised kogemused mulle mõnes situatsioonis osaks on saanud. Milline liider võiks olla? Et ma sellistest baasasjadest ehk ei räägiks, aga ausus ja kõik muu sinna juurde kuuluv, aga niimoodi päriselt, mida ma ise mõtlen, on see, et liider peaks olema kindlasti usaldatav. See tähendab seda, et teda usaldatakse. See ei ole küsimus, keda tema usaldab, vaid et teda usaldatakse. Selleks on vaja olla lihtsalt inimene. Oma nõrkustega, oma haavatavustega ja tuua need selgelt esile ja mitte püüda olla kuskil teistest kõrgemal eraldi olümposel kõike teadev, kõike oskav ja kõike võimas, sest seda keegi ei ole. Teine oluline asi minu jaoks on see, et liider peab olema huvitatud. Peab olema huvitatud inimestest, peab olema uutest asjadest ja peab tundma huvi kõige vastu, mis toimub, sellepärast, et nii on võimalik targemaks, paremaks saada. Ja kolmas oluline teema on, et juht peab olema järjepidev ja ennustatav. Kui liider tuleb mingi üllatusega, siis midagi on juba tegelikult juhtimises valesti läinud. Tegelikult oma kõige paremas on juht suhteliselt igav, sellepärast, et kõik juba teavad, mis need asjad on, mida ta räägib, mida ta üritab edasi viia ja kuidas toimetada. Kindlasti on oluline jätkusuutlikkuse tagamiseks see, et ise ennast mitte liiga tõsiselt võtta. Aga mida võtta tõsiselt on see, et ehitada üles tugev ja hästi kokku toimiv meeskond, kus on sinust targemad inimesed ja luua sellele meeskonnale selgus selles, mis on oluline ja anda seejärel vabadus teha neid asju ühes koos tugevas meeskonnas. No muidugi on enesejuhtimine raskem kui teiste juhtimine, sellepärast, et teiste juhtimise puhul tuleb rääkida, aga enesejuhtimise puhul tuleb teha midagi. Aga juhtide suur illusioon on see, et teiste juhtimise puhul rääkides saavutatakse ilma ise eeskuju näitamata midagi, aga see on illusioon, sellepärast, et inimesed käivad su tegude, mitte sõnade järgi. Kuidas tunda liidrit ära? Esiteks igaühel, kes tahab liidriks saada, peab tahe olema. Ja see on nähtav, kas inimesel on tahe midagi teha, muuta, teisi eest vedada või mitte. Ja teine pool on ikkagi talent osade inimeste järele, teised tahavad joonduda ja osad ei taha. See on ebaõiglane, aga reaalsus ja ma arvan, et need kaks asja ongi põhilised. No motivatsioon on sügavalt isiklik asi, et ega mina kellegi teise motivatsiooni hästi hoida ei saa, et motivatsioon lähtub must endast, sellest, mis mind huvitab ja mille ümber ma olen pühendunud. Aga mida mina tiimi ja organisatsiooni juhtina olen proovinud teha, on see, et oleks võimalik selline terve ja mõtestatud keskkond, kus kohas inimesed teevad tööd. Ja mida ma sellel mõtlen, on see, et on terved suhted inimeste vahel, selline aus ja otsekohene läbikäimine ja mõtestatus läbi selle, et kõigile on selge, mida tahetakse saavutada, mida oodatakse, milline käitumine ja tegutsemine on okei ja milline ei ole. Otsustasin osaleda Live to Lead Estonia juhtimiskonverentsil, sest juhtimise kvaliteet on mulle juhina olnud väga oluline teema läbi aastakümnete ja usun, et Eestis tervikuna on juhtimise kvaliteedi parandamise kaudu võimalik saavutada väga oluline arenguhüppe ja seetõttu näen ka, et sellel konverentsil on tähtis roll selles. Äri tehakse 10 aasta pärast ikka täpselt samamoodi nagu praegu. Inimesed omavahel teevad koostööd, neil on tähtis selgus,
mõtestatus ja võimalus areneda ja saada vabalt teha ja ellu viia neid unistusi, mis neil millises iganes rollis, millises iganes ettevõttes on. Nii et ega suures plaanis kõigest sellest, mis siin ümberringi toimub, ei muutu see, kuidas inimesed omavahel koostööd teevad ja väärtust loovad.